Oh, suunamuudija, oh, influencer, kus sind ei jaksa vaadata. Aga siin me oleme. Kus me pooleli jäime? Ma ei tea, see on juba nii ammu oli see, sest et me ootasime. Go3 andis meile teise EPSi, aitäh. Ja nüüd me saame vaadata ja tuli selline mees nagu Steven Raidmets. Mis tähendab seda, et Anette on kohe närvis, sest Steven teeb ohtralt sotsiaalmeedia contenti. Kui Anette närvi läheb, siis võidke mu piipiprilli. Siis on ikka paanika osakond. Siis on jama. Siis on paanika osakond. Eks nüüd me näeme ikkagi mingisugust clashi äkki. Ehk siis keegi läheb ilmselt ka ära. Alati kui tuleb juurde, peab ikkagi keegi ära. Loodus ei salli, kui on liiga palju inimesi. Täpselt. Minu guess või minu estimate võiks olla langeb kas... No Koška on kindlasti üks valik. Sest ta ei viitsi midagi. Ta läheb rekka. Ma arvan, see ei ole see saade, kus ta läheb uuesti rekkajuhiks tagasi, tal on täiesti suva. No Robin Sulge... No teda ei saata 100%. Ei lähe. See on nagu ainuke müüginumber. Okei, ühesõnaga. Episood 2, Battle of Influencers. Kui te ilmselt seda vaatate, siis jõuluaeg on käes. Väljas küll lund ei ole. Ja me loodame, et te olete olnud head lapsed. Ja täpselt. Soovime, et saaks palju kingitusi. Ja head jõuluaega ja kui veel ei oska midagi kinkida, siis see kinkekaardid on olemas. Link all descriptionis. Ja tulge tehke songs korda. Siis mina käin Ant Murheni ees. Ja sul on mulleti mees. Robin hakkab mulleti meheks, vaata. Kasvad tagant välja, läheb siit. Davai, let's go. Aga enne kui me videoga edasi liigume, siis ma tahaks rääkida tänase video sponsorist, kelleks on Bigbank. Nagu mõni teab, siis ma olen väga usin investeerija ja üleüldse ma püüan rahaga normaalselt läbi käia. Ja üks asi, mis ma olen enda jaoks õppinud, on see, et raha, kui ta seisab paigal, siis ta kaotab väärtust. Aga võib-olla mõne jaoks on investeerimine või sarnane asi natuke liiga riskantne ja just siin tõttab appi Bigbank. Nimelt Bigbanki tavaarvelduskontol saad hoida raha niimoodi, et see teenib sulle 2% lisaintressi aastas. Sa ei pea seda kuskile investeerima, sa ei pea kuskile hoiusesse seda raha kinni panema. See raha on sul alati olemas ja saad alati seda kasutada. Samal ajal, kui see teenib sulle 2% lisaintressi aastas. Konto regamine on väga lihtne, see võtab sul 2 minutit aega ja see on täiesti tasuta. Ja kasutades koodi Zevakin loosib Bigbank 500 € otse sinu arvelduskontole. Aga ainult siis, kui sa kasutad koodi Zevakin, muidu ei saa. Tegemist on muidugi finantsteenusega, nii et enne kasutamist tuttu tingimustega või küsi nõu spetsialistilt, aga meie liigume edasi meie videoga. Go3 esitleb. Selle episoodi teema on ehk isegi et kõige olulisem, sest see puudutab meie planeeti. Paraku on meil vaid üks planeet ja seda tuleb hästi hoida. Ei saa naeranud, et mitu planeeti on. Mitu on neid tegelikult. Me elame. Mitu planeeti. Meie väikesüsteemis on ikkagi 8 planeeti Google AI järgi. Merkuur, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun, mis tiirlevad päikese ümber kindlates orbiitidel. Kusjuures Pluto kuulub nüüd kääbusplaneetide hulka, mitte enam suuremate planeetide hulka. Oota, äkki kui me kuulsime ise valesti siin. Paraku on meil vaid üks planeet ja seda tuleb hästi hoida. Ma tahaks äkki Merkuuri hoida. Marsilt saad elada varsti näiteks. Ja kindlasti Robin Sulgile, Sulele meeldib Uranus. Uranus. Yeah, I understand your English. Olge pidevalt üllatusteks valmis, nagu ka nüüd praegu kohe. Ma ei taha näha, ma ei taha vaadata, palun. I'm way too old for this shit. Ma ei taha. Kas me skisome või? Saab. Kylie Jenner. Maailmakuulsuse. Kui meil on ainult üks voodi, siis on laste voodi alles ja... Ma ei näe nii. See oleks fucking epic on, kui sa oleks sinna pull up'id ja ma reaalselt näiteks ei teaks praegu sellest mitte midagi. Ma reaalselt lööks selle ekraanist sassi. Ma ei oleks nõus edasi vaatama. Valding pull up'ib seal. Ja rahvas! Robin, sina ka siin! Palju raha? Kui palju raha eest? Palju sest, ma arvan, saaks 10 eest nõus on. 10 tonni eest? Jaa, 100%. See on juba too much nagu. 10 eest sa oleks nõus. Sa oled debiilik. Sa oled tõsiselt rumal inimene. 15 000. Mis sa ikka sellise asja eest, mis sa pakud? Ma tulen sinna saatesse 10 tonni eest. Jah. Ja sa pead veel ise selle raha eest nii-öelda siis ise teist mulle pakuti kunagi palju lahedamat saadet. Ma arvan,
enam-vähem siukse 10-15 tonni vahele. Mis saade? Päris siuke suur saade oli. Mis saade? Päris suur saade. Viivatame välja. Sama hinda pakuti või? Umbes, ma arvan, sinna kanti meil oli nagu, me ei jõudnud nii kaugele, sest ma eeldan, et see võiks olla siuke, sa ei tule niisama sinna, tule lollid mängima. Tulen sinna niisama, et saaks teleaega lihtsalt. Ei, sellega nagu kõige näilikam see, et siis sa võid ise veel tööd tegema ja teisi suva asju promoma ka. Jumal, ma siin 10 tonni, vaata. Ma ei tea, ma peaks mõtlema. Sina sealt jalutaks praegu, ma oleks tõenäoliselt selle ekraanis ainult sodiks näed. Oh my god. Võistlusel ei tohiks kellelgi liiga mugav olla ja seetõttu liituski osaliste üllatuseks hämaruse saabudes suunamudijatega uus osaleja, Steven Raidmets. Tere! Mina olen Steven, olen sisuloomega tegelenud umbes 13 aastat. Nägu suhkur minu keelel. Esimese YouTube'i video panin aastal 2012. 6 aega tagasi ma läksin Pariisi 30... Steven oli ju kunagi, vaata ikka need... Mis see kuradi kooslus oli, vaata see? Mitte Spotify, aga see... Oota, just käis see läbi siis, kui need sisumaa tüübid tegid ka, et... Tema oli seal organisatsioonis. Ei, no lihtsalt nagu, ta nagu YouTube'is, ma mäletan, ta oli tollel ajal juba, vaata. Mingi early, mingi 2015-16, vaata. Ta on ikka nagu selles Eesti sotsmeedias on ikkagi fucking OG. Greatly! Põmm! Shopify. Spotify. 6 tunniks ilma rahata. Oma esimese koostöö sai... Aus tuli ise see ees, see maksis ise raha, tegi veel video ka veel sellest. Musta liikust peabki võib-olla maksma. Täitsa tavaline praktika minu meelest. Ei lähe salongi sisse, et palun lõigad kõne ostud toolist välja. Ma võib-olla olen juba biased, vaata. Mind on ära ostetud. Ei ole vaja 50, saab 40. Väga lihtne. Tule salongi juuksurisse, ma räägin sust head andsin. Steven on aus vend, ei ole midagi teha. Kui ma peaksin valima endale siis majast mingi konkurendi, siis see on Anette. Ma ei tea, mis nüüd saama hakkab. Nüüd on pekkis, actually. Ta ei tee kindlasti halba sisu. Ei, elu on läbi nüüd. Actually cooked. Bro, I'm cooked. Mul on selline küsimus, et Anette teeb siis, mis tema sisu siis on? Tantsib soundide peale või? Ei, Anette on see, kes teeb ju neid. Mikker on, tal on Mikker oli ikkagi kaasas eelmine see. Kästi nagu, mis... Ehk siis Day in my life ja... Võib-olla, ta käis Briannal vastu, ja ta nüüd tegi uue TikToki, kus ta veel sellest rääkis. Ja Brianna ongi see Brixi liige, kus ta muusikavideos käib. Just. Palli loopis. 3 tundi. Nad teevad siukest, vaata nagu mingi textbook corporate nagu seda sisu, vaata. Hästi nagu hooki peale genereeritud mingit content. Mikker ees ja... Okei, ei. Something for me. Ma natuke kardan. See on üks asi, mida ma kardan. On see seltskond võib-olla. Mitte konkurentsi pärast, vaid lihtsalt, et mis siin lihtsalt juhtuma hakkab. Põnev seltskond on siin koos. Mõtlen, kuhu ma sattusin omadega, aga kõik on hästi. Me oleme tulnud majast välja. Okei, mis on su esimesed emotsioonid? Okei, sul ei ole esimesed emotsioonid, mul on esimesed emotsioonid, aga mis on su teised emotsioonid? Ma juba rääkisin sulle ka, aga mu teised emotsioonid on see, et ma olen nii õnnelik, et sa siin oled tegelikult, nagu ma ütlesin teiste, et ma nii kardan ja mingi sa oled nii hea, nagu sa oled nii hea. Tegelikult nagu ma veits kardan sind, aga nagu nii tore, et üks normaalne inimene tuli veel juurde. Eks see enda ja Steveni kohta siis... Nemad on normaalsed ja teised ei ole nii normaalsed. Judina. Kuidas? Ja ühesõnaga 2 kainet hinge läksid siis metsa jaurama ja siis Anette ütles, et jumal tänatud Steven, et sa oled kohal, sa oled normaalne vend, vaata. Ja ainuke normaalne vend sind satsis. Et üks normaalne inimene tuli veel juurde. Ehk siis ilmselt pidas silmast teda ja Stevenit. Meil on mingi fucking uus inimene siin. I'm not happy with that. Ja... Something for me. Something for me. Ta rääkis ju alkoholipudelis. Ma mõtlesin Stevenist. See oli alkoholipudelis. Šampapudel oli. Ma mõtlesin, et Stevenist rääkis something for me. Ta mõtleb kohe Steveni siikule.
ma mõtlesingi nagu... Sorry. See oli ta ütles šampapudeli peale. Ma mõtlesin Steven tuli mõttes something for me. Ei, nüüd ta mingub vaata, et läks Anetega jalutama metsa vaata kuskile. Tule fuck Steven reaalselt. Ma ei ole tema taip. Anetel on mingi susin, midagi juhtub, millest me ei tea. Something is up. Ja nüüd me lähme magama. Thank fuck God. See veel pandi lastevoodisse tuttu. Absolute cinema. Täielik kino. Seda näidati... Seda on kuskil esikus. Mees reaalselt oli mingi 1.64 selle lapsele, vaata. Ta on reaalselt esikus. 40 sentimeetrit lai. Ühesõnaga Sandra ja Robin arvavad ka, et midagi, mingi susserdamine käib seal. Äkki on etel mingi gameplan, vaata. Et Steven kohe rajalt maha võtta, et ta ei teeks ikkagi head sisu, vaata. Võtab mikrofoni ära näiteks. No ei, mikrofon laeb ja siis ta võtab selle laadimist ära ja siis ta ei saa järgmine kasutada seda, vaata. No nii julmalt ei saa kellegi. Siis on Steven cooked, vaata. Ma ei oodanud, et midagi sellist tuleb. Ma arvan, et selline seltskond tuleb. See ei ole väga minu vibe. Ma tulin siia võitma. Nii et tegelikult mul on suht savi nagu. Ma ei saa magada. ChatGPT ütleb, et ma olen ärev. See on Elina või? Mul on rauapuudus. Aga ma pakun, et mul on kõht tühi. Ei ole sama inimene. Vist ikkagi on. No vist on jah, aga nagu lihtsalt niimoodi nagu täiesti digimuutus ju. Okei, mul tuli see ka meelde. Ma ei magan teile ka ju. Kuidas sa isegi teed seda? Oota, Mõtle, ma räägin sinuga räägin lugu. Kuule, eile läksin nagu ülisitast magasin. Aga siis ma ärkasin hommikul üles ja tegelikult nagu, ma olin nagu suht puhanud. Tegelikult ka või? No mul oli suht sama. Ei jäänud väga, ei tundnud vaata. Mõtlesin salongi peale ja siis nagu... Kuidas? Miks? Kellele? Ei saa aru. Võib-olla see ongi mingi tavapärane suhtlus see. Mul on nagu 2 vanaisa istuma siin ekraani taga. Siis me ülisime noortega, vaata. Äkki see on täiesti tavaline, lähed emale. Kuule, Ems, viitsid kanna raha. Miks sa ei anna? Homme lähen D3, äkki seal vaata mingi 18 aastat tulevad, vaata. Siis on mingi, joo Andrei, kuule pilti saame. No ma saan mingi 2 tundi magada. Homme peab tööd tegema. Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb armastus. Vitamiin. Palun saatke meile korredi selfie, kuidas te vaatate seda fucking episoodi praegu, seda reacti. Ja teil on niimoodi. Türa, ma ei suuda. Mul on tänase päeva ja selle saate teema kohta teile siin üks väike vihje. See annab teile võib-olla, sätib teie emotsionaalse temperatuuri täna paika. Need katsusid. Koškal on päris hea, see on mingi virsikali sees, vaata, Koškal on hea. Tõmbab selle küüne sinna sisse, tõmbab sellega välja. See on nagu vaata see kraana, vaata, mis seal mängumaades on, vaata see. Ta testib vett, vaata. Mine perre sa. Makkan uksele. Mis sa tunnetad, et see on nagu sa näed? Saa muna. Ulala! See on sitt. Ei päriselt ka. Ei no way. Selle kasti sisu, nagu ma ütlesin, on vihjeks teile, et mis täna saama hakkab ja kui te nüüd vaatate. Koristama. Jaa, sitta korjama. See meid teises kontekstis, aga peaaegu. Keskkonnareostamine midagi. Hakkame prügi korjama. Teie selle saate teema. Me hakkame täna keskkonda reostama. Täna me veidi reostas keskkonda ja siis ma ei teagi. Nii palju prügi, kus me üldse leiame. Kõik viskame loodusesse, raisk. Väga super. Maailmakoristuspäev on teatavasti eestlastele juba DNA-sse süstitud. Ja teie ülesandeks on see ilus metsatukk siin puhtaks teha. No ma koristada oskan, aga nagu see siin not my cup of tea nagu Lähen koju ta. Kuidas esiteks Koškal on juba perses nagu?
tal on juba lappes. Jumala hea ju. Haagitsetage. No ja, aga ikka suht nästi, nagu väga nästi. Siis küünealused pärast. Sa ei saa ju kuradi kindlasti isegi kätte. Ei, kindad. Tal ei mahu kindadki kätte. Ma räägingi, tal on vaja mingit tšukest kinnast. Ehk ma taas kasutan tegelikult suht palju asju, sellepärast et palju asju lateksist. Aga seda mõeldakse ikkagi, et see, mis ta siis on, reostab loodust või? Reostab loodust. Näed loodust. Rauskad looduse pealt. Kõrdi kuusk on vastas. Kuule, ära mõlise. Ja ole lihtsalt rahulik. Ma hakkan nutma. See on rõve. Ma kettin kohe varsti. Ära ole süük tüdru. Ei rea. Tähendab. Jah. See... Tavai. Las ta läheb. See on päris või? See on fake, ei see on plastik, see on fake. See on mingi demust tellitud. Ma elan maal ja meil on maakoolis oli maailma koristuspäeva need, oligi, me pidime käima prügikorjamas, siis ma saan hakkama ja mu taktika on lihtsalt korjata. Küsimus on nagu see, et nagu, mis nii palju paska on nagu. See on crazy. Nagu, nad on mingi teatud ühes kohas ja seal on nii palju prügi või? Sest mingid vennad käivadki siis ikkagi looduses niimoodi viskamas. Siin on kaks asja, kas reaalselt on mingid täielikud debiilikud, vaata, või siis nagu see on planted. Ei, ma arvan, et nad ise ei ole planted. See ei saa olla planted. Vanad asjad, vaata. Ilmselt on see metsaalus päris palju, vaata. Himust ja Shinist jaama tellin väga juvit. Nagu see on see, et nagu üks rikas inimene, sure do that, aga nagu kui sa oled vaene mimmu, kellel on 20 eurot kulutada riiete peale, siis go do that. Kui on 20 eurot, siis äkki sa ei kulutaks seda riiete peale. Äkki on mõistlikumaid variante. Mis sa teed 20 eurtsiga too? Süüa. No sööma peaks inimene. No ma säästaks selle söögi peale. Pigem säästaks ka. Ostaks mingi 5 kilo pastat. Mingi kuu aega. Ei ole nagu minu teema, et ma viskan prügid ikka prügikasti, kui sellesse on võimalus. Ja kui ma näen, et mul diivanil ei ole muud kohta, siis ma viskan selle metsa. Ja autoga sõidan, siis viskan selle välja, ja mul pohhu ju, vaata. Sest mul ei ole prügikasti. No ei ole, juhuslikult ei ole, Isegi ei oska midagi öelda selle peale, ebareaalne. Kui ma puugi siin saan, siis kaeban kohtusse. Bro, sul on 20 euri, sa kaeba mitte kedagi kohtusse. Vend tellib temust korredi. Advokaadi. Väike vend tuleb kohale, vaata. Koška, mis see või? Ei, su maders. Ei saa. Koška nõuab 10 tonni. Valmis videoid hakkab hindama muusik, ettevõtja ning keskkonnavaldkonna mõjuisiku tiitliga pärjatud Reigo Ahven. Ja me läheme nüüd avastama... Nüüd sa said ju vastuse, miks Reigo Ahven siin oli. Ta ikkagi mõjuisikuna pärjatud Tegelinskina. Reigo on jumal chill vend. Ei ole lolle ideid. On küll. Kindlasti on, Reigo kindlasti on. Ma käisin põhikoolis. Vaata seda! Vaata fucking Koškat. Kas oli teie esimene kord koristada niimoodi kuskil looduses? Ei, ma käisin põhikoolis. Vend tõmbab lihtsalt puhub baby välja, vaata. Ebareaalne, vaata. Ta ei suuda isegi lihtsalt fucking rivis seista ja mitte veipi teha. Ebareaalne. Maailmakoristuse võistluse pani korraliku edumaaga kinni Steven ning kohe tema järel pälvis kiidusõnu ka Elina. Ma sain teise koha. Ma sain väga hästi hakkama. Ma arvan, see esimese koha omanik, see lihtsalt oli veits lucky. Ta võttis minu selle suure klaasi ka ära. Ma tahtsin tegelikult, ma leidsin selle kõige alguses, aga ma ei tahtnud kotti panna, sest see oleks prügikoti katki teinud. Mets puhas sõidavad suunamudijad uurima, kuidas moodsal ajal jäätmeid liigitatakse ja meie kõigi panuse abil sorteeritakse. Just siit peavad sündima ka õilsad planeedi hoidmisele tähelepanu juhtivad videod. Me oleme saabunud nüüd siia Lilleküla ringmajanduskeskusesse. Siin on samuti palju prügi, aga see on ilusti kõik ära sorteeritud seekord. Te olete endale appi kutsunud inimesed, kellega koos sisu luua. Steven kutsus kohale saatejuht Maribel Vääna. Anett sõbrana Brianna tüdrukute mängist Plitsi. Brianna on kohal. Let's go, Brianna. Ta toodi ära sealt enne. Ta tuli ära sealt. Sandra kutsus TikTokist tuntud sisulooja Marilis Kaera ja Koška teeb koostööd Rannamajast tuntud Oskar Süvariga.
Internetimaailmas saab asju ajada aga ka virtuaalselt. Ja nii plaanibki Robin teha koos... Brianna tuli kohale, ütles, et türa küll on ette, miks sa mulle järgi tulnud? Ma ootasin küll 2 korda ukse peale. Kus sa olid, reiski? Video sotsiaalmeediastar Kristina Pärtelpojaga. Elina oma hea sõbraga Berliinist, keda tuntakse Jeesuse nime all. Marlis Kaero tean. Kas sa teadsid, et mu isa käis Hawaii'l maailmakoristuspäeval? Käis? Sa teadsid, et mu isa on terve Eesti. 2, 1. Iga inimene tekitab ligikaudu 500 kilogrammi olmeprügi aastas. Ma tegin, sa nägid ju. Mis Christ, ma topan ära ennast. Oskar on mimmu. Oskar! Robin! Andrei! Mis ongi kõik prügikastides ja konteineritest tähendab muidugi, vabandust. Ta oli ka Rannamajas teises hooajas. Ja siis ta on ka sotsiaalmeediat teinud, sisu loonud. Vaheb lihtsalt vangis veits aega. Ma isegi ei tea, millega ta praegu tegeleb. Mis tavadega kusagil, aga ma ei tea kus. Miks keegi viskab sellist asja loodusesse? Me viskame selle prügikasti. See on kõige halvem näitleja, mida ma olen näinud. Ja sa oled filmis näitleja või sarjas? 2. Ja see oli nagu kõige halvem. See ei olnud üldse. Lähme viskame selle prügikasti nagu. On ülihalb, lõpet ära. Tule mul see on nii halb. Ma korraks mõtlesin, et see on nagu staged, aga ma hakkasin mõtlema, et ma mõtlesin alguses, et see on sellele kamerale vaata. Diktsioon oli halb, ma arvan. Näideldud. Tuletan meelde, et nad ikkagi ei tee seda telekaamera jaoks, nad teevad seda ikkagi telokaamera jaoks, sest me oleme saates Battle of Influencers. Ja seal oli, minu arust tundus täitsa okei. 2 esimest päeva on nii õudsed, et ma pooks lihtsalt ennast üles. Ma ei tea nendest asjadest. Sa oled lihtsalt õnnetu, sest me ei ole viina joonud. Mine Rannamajja siis. No ma ei tea, miks ma siin olen. Ma ka ei tea. Robin Sulga Rannamajalt nagu insane liikumised oleks. Insane! Kõik võrd jõuavad seal mingi 6. päeva viina, vaata. Robin Sulg tuleb sisse. Meestel lähevad silmad põlema. Väike Kristo. Ühtegi naiste niikuinii saan. Kui ma peaksin valima ühe inimese, kes mulle nagu üldse pinget ei paku siin, siis on Robin. Ei perse loh. Ei tea, mis on? Mul on teooria olemas. Türa ära ütle nii inimesele, kes on see ees käinud. Ja ära ütle inimesele niimoodi, kellel mul on üks ja sama nimi. Tegelikult on see, et Robin Sulg, ta seksib ta sisu on erootiline, jah. Just. Ehk siis sa ütled lihtsalt, et võtku pessid maha. Ja paned kaamera filmima ja see ongi sisuloome. Tema võiks seda teha. Nagu tal tuleks see, ma arvan, palju paremini välja kui teiste. Selles mõttes ma nagu olen seda meelt, et nagu tema ei pea mingit sisu nagu contenti tegema. Fair. Ma olen fucking pornostar. Jah, täpselt. I don't give a shit, mate. Täpselt. Samas see naine seletas sellele mehele praegu, kuidas nagu... No täpselt, tal on abi vaja. Ma tean, et ma olen siit seltskonnas kõige parem ja ma toodan kõige paremat sisu. Mul on kõige meelelahutuslikum sisu ja ma ei karda mitte midagi. Kaugeltki sama kartmatult ei tunne enda ka Anette, kes jagab tekkinud murekoormat telefonis ka lähedastega. Kui see mees tuleb nagu saatesse, see tähendab, et mind visatakse sealt toast nahku ja Steven ja see mees magavad koos ja ma olen esikus. Ma olen esikus, kas te saate aru? Täiesti, ma hakkan nutma kohe. Temu vastu selle tiga tegu. Midagi pole juhtunudki veel. Mis probleem see nüüd oli? Et kui see mees tuleb sinna, siis mind visatakse voodist välja, ma pean esikus magama, et minge perse, saate aru või? Et magab Steveniga koos see mees? Ei, jah. Need magavad koos ühes voodis ja tema siis pannakse esikusse magama. Kus on alles probleemid? Insane. Kaugeltki mitte sama ei saa aga öelda Robini kohta, sest videokõne Kristina Pärtelpojaga pole siiani õnnestunud. Heliseb, aga midagi ei tule. Ärtekas, vasta inimesele! 10-sekundine klipp on ka täiesti okei. Sorry, väga palju. Te siin nüüd jubedalt arutasite, et kumb see siis on, kes teie uus kaasvõistleja on ja ma võin selle saladusloori nüüd avalikustada ja selle nime ikkagi välja öelda. Teie uus kaaskonkurent on Henrika. Sa võid minna enda uute sõprade juurde seisma. Henrika. Ta nägi, kuidas kõige põnev on see, kui inimene siseneb seltskonda, kuidas inimesed nagu vaatavad ja jälgivad. Robin skännis lihtsalt läbi. Seisma. Henrika.
Enrico on uus osaleja. See on minu tuba nüüd jah, ma mõtlen, kus sinu tuba on. Et see on minu tuba. Tuleb sisse, astub voodi peale. Ja astus sokkidega. Ja seal, kus ta magab ka, ta padja peal pärast. That's crazy. Tere, ma oleks nii tiltis. Aga ilmselt vaata, Steven läkski kohe, kus sinu tuba on? Tõmba! Vaata, sinu tuba on kuskil seal mujal, mitte siin on ju, kuskil mujal. Äkki ta välja tõsta. Minema siit, Steven. Sinu tuba. Minu tuba. Sinu tuba. Minu tuba, täpselt. Just nii, issi. See on sinu tuba. Kui sa viskad prügi maha, siis sa lähed põrgusse ja Jeesus usub iga inimese individualismi. Kellega sa räägid? Kellegiga ei räägi, ma olen skisofreenik, ole vait. Sa segad mind mu hääli. Ma räägin Jeesusega. Miks huvitav talle praegu pandi türale piip peale, on ju? Ja kui Robin enne seal ropendas putsis ja pange põlema, panen nööri kaela neile türa. See mitte ühtegi piipu ei olnud. Sest et Robin andis oma mõtted lihtsalt nii selgelt ja hästi välja. Et see pidi ikkagi konteksti, kui see kontekstis lähtub, on ju. Aga ma nägin türa Jeesusega. Et türa ja Jeesus ei käi ikka ühes samas lauses. Aga irvesin oma selle video peale, lõikasin see mingi 2 minutit ja siis ma lasin Anette seal läbi vaadata, siis ta kohe ütles, et no see muliseb veidi liiga palju seal keskel, see lõika ära, siin ka nagu cut it, talt said küsida. Nii et nüüd ma arvan, et... Cut, Anette õpetab teisi monteerima, vaata. Nii, cut. Mul ei ole nagu enam klibi. Pane kinni see programm. Uninstall. Ja siis vaata, uninstall nupp on ka seal, vaata. Pane see. Ja siis System 32 delete, vaata. Ma lükkan kellegi trepist alla. Sina oled sellist kukumees. Vaata kui kõrged sul on kukkuda. No põnev. Ega ma arvan, et sa sobid selle. Väga hea mulje on kõik, et tõesti selline nagu soe ja hästi nagu vastu võtnud, et ma olen hästi tänulik selle eest. Kas me nagu vaatame samat asja? Ma ei tea. Peaks täna kellegi välja sõõma vist? Teil või nahku tõmmata küll? Sina võid minna see uustulnuga. Kõik on mind väga hästi vastu võtnud. Ülitore see elskond. Jumala head inimesed, ülitoredad. Anette voodisse kõrvale ei taha sind. Väga sõbralikud. Super, ma saan magada täna. Aga miks? Steven seda palt perse, ei ole sinu kohtu. Nüüd selgub, kas oma lähenemine ka vilja kannab. Osalejate sisuloomet hakkab arvustama Go3 turundusspetsialist Mike Richard Koch ja ennist juba noortele nippe jaganud Reigo Ahven, kes on pärjatud keskkonnavaldkonna mõjuisiku tiitliga. Meil on rohkem riideid, kui me kunagi kanda jõuame. Sa võid arvata, et sinust ei ole enam midagi, aga see on vale. Siin on 3 asja, mida sa saad teha, et vähendada riiete üle tootmise mõju. Too oma vanad riided riidekonteinerisse. Osta asju, mida sa päriselt vajad ja kanna need lõpuni. Ning eelista shoppamiseks teise ringi poode. Arvates oli see selline lihtne ja kaasav. Seal olid väga head nagu askid või siis öeldakse veel call to action'id. Lihtsalt Anette kukkus sinna kuskile prügi sisse ja see juba kohe nagu võttis tähelepanu asja peale. See oli Brianna, kurat. Ja et sellele järgnes kiire ja konkreetne selline probleemi püstitus ja minu meelest on väga õnnestunud klipp tema poolt. Virtuaalpostitus mõjutab meie feedi, aga päriselu postitus mõjutab tulevikku, kus me kõik elame. Iga tegu on sisuliselt postitus. Ka päris maailmas võiksime olla hoolsamad oma valikutega. Kas lähevad prügi või muutust? Oli veidi küpsem ja veidi tehniliselt keerukam, aga sõnumi edastamise selguse mõttes oli see hea. Kui nüüd Anettega võrrelda, siis läks natuke see postituse sisu mööda must. Pigem suke suur miinus. Me käitame riideid iga päev meie elus. Aga kas neid peab olema nii palju? Ma lasen Kristina Pertapojal vastata sellele küsimusele. Mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem olen hakanud hindama kvaliteetseid asju ja olen otsustanud lõpetada toetamise siis kiirmoodi ehk siis fast fashionisse ja investeerida ja panustada siis rohkem kvaliteetsetele asjadele ja kvaliteetsetele riietele. Ja nagu Kristina ütles, tema panustab kvaliteetsetele riietele. Ja kui sa panustad sellesse... Mul on nüüd vaat seda.
see oli nii halb. See oli täpselt siuke, vaata, kui sa oled mingi 5 mintsa kooli ajal kunagi oli. 5 mintsa enne tunni algust jõudsid nagu, olid sa klassi ees, vaata. Ja sa avastad, sul on mingi fucking kodutöö tegemata. Kõige sitem idee, mis sul on üldse olemas, vaata. Sa teed selle ära ja see oli täpselt samasugune fucking töö praegu. Robin lihtsalt oli saata palun üks video. Saata palun üks video, kus sa räägid keskkonnast säästku. Ma ei oska seda soome Pärtega sa mingi ilmselt oligi mingi what the fuck, no okei, tere tahab saatsid video vaata kuskile järsku vaatad, türa kuskil fucking saates vaata, mis Reigo toimub. kohe hindab, ütleb, see oli nii pasku. Oh my god. Klipil on üks suuremaid potentsiaale nagu tõesti kujuneda mingis mõttes viraalseks. Mulle ta mõjus väga niisuguse sponsoreeritud postitusena. Inimlikkus niisugune siir. Veits nagu mingi AI vibes oli sellel küljes küll, aga kas sina kuulsid? Kui sa lased oma eksitaasringusesse, siis saad teha seda ka prügiga. Kõik see prügi, mis te ei sorteeri, läheb kas metsa alla või merre. Võib-olla sa tahad, et su eks mere sulbiks, aga usume, et tegelikult prügi seal ulpida ei tohiks. Sorteerimine on tegelikult väga lihtne ja alustada saab juba kodust. Või siis leia selle lingi kaudu oma lähim pakendipunkti asukoht. Mulle väga meeldis see allegooria. Ma eksi uuele ringile, vist ei lase siis oma teksaasi või ma ei mis ta see. Sini lihtsalt tiksub rahulikult, pole ühtegi sõna ajal. Lihtsalt vaatad. Väga vaimukas, väga humoorikas, lahe asi, millega inimese tähelepanu püüda. Tead, kui palju on sinu ümber prügi? Iga inimene tekitab ligikaudu 500 kilogrammi olmeprügi aastas. Ja just sellepärast olemegi mina ja Maribel võtnud eesmärgiks teha loodus prügivabaks. Let's go! Iga väikselgi prügikoristus on oluline. Nii et kui näed näiteks kilekotti tänaval, võta ülesse ja vii prügikasti. Nii et ole vastutustundlik. Ja ole osa muutusest. Tšau! Mis selle Maribeli point seal oli? Tõendas 5 sõna seal. Tõendas fucking 5 sõna seal. Oluline. Prügi. Tšau! See oli 3. See oli väga oluline ja selgelt kõikidest kõige paremini oli see info edastatud. Ja ta oli lihtne. Ja see hea hukk oli see, mis Steveni puhul, minu puhul väga toimis. Kas te teadsite, et Eesti on number 1 kõige puhtam riik maailmas? Jeesusel on öelda midagi, nii et lähme edasi ja küsime, mida teeks Jeesus. Go for it, Jesus. Littering is sinful. So many sinners, you need to ask yourself, what would Jesus do? Don't be forgiving words, work for myself. Jeesus võiks küll pattude eest surra, aga prügi, see ei sure. Mina olin Elina ja mulle meeldib sitta koristada. Minu arvates see nii kaootiline oli kõik. Aga lihtsalt mu point on see, et Jeesus, mingi suvavend kuskil Berliinist, kes on Elina sõber, vaata, pani rohkem effortit klippidesse ja juttu kui fucking Robin, kes oli koha peal, vaata. Jeesus tegi kuradi fucking 5 erinevas lokas tegi klipi. Jeesus pingutas. Jeesus oskab seda asja. Nagu etsi. Ja mulle meeldis see, et Jeesus ütles, et ma ei sure. Ma tulin tagasi, siis saate tippa tunni. Et see oli väga andekas. Paraku peab mina see paha olema siin. Märksõna on Berliini Jeesus, who cares? Mike. Mõistab. Ma mõistan sind. Brother, what's that? What's that, brother? Minul on märksõnaks ainult kirjutatud Mis ma teen sellega, kui ma vaatan 2 inimest istuvad prügihunniku otsast, ühel on see kaasaskantav tuulutaja ja teisel mitte, eks ju. Ja ma pean valima ühe, siis ma valin Anette, sest mulle need call to action'id, see on fakt, et need toimivad. Minu parim on siis sama, on Anette. Ja siis võib-olla kõige rohkem mehh oli minu jaoks siis ka ikkagi see Koska. Tulime tegema reelisisu. Nendel pole iseloomu lihtsalt, nad on nii igavad, keegi ei jaksaks seda saadet vaadata, kui mind poleks siin. Lihtsalt Robin ütles praegu välja, et kui mind poleks siin, siis seda saadet ei viitsiks keegi vaadata. Suht õige. Robin ja Anette. Palun astuge samm edasi. Anette. Sinu sisu puhul kiitsid žüriid su selged sõnumid ja head montaaži. Robin,
sinu video kohta öeldi, et see on suure viraalsuse potentsiaaliga video. Tänase saate võitja on... Ütle nüüd Steven. See oleks väga... Nagu mis selle call-out'i point nüüd oli? Mõlemad kiita ja öelda veel võitja. Aga siis oligi nende kahe vahel või? Kuidas Robini video sai võitja? Ma ei tea. See ei ole võimalik. See ei ole reaalselt võimalik. Pärteka viraalsus käristada ära sinna, vaata. Oota, ta võiks tõepoolest praegu öelda Koška! Ta võiks öelda raisid rahulikult Steven. Kaks venda läks tal lihtsalt mingi. Okei. Anette. Tõmbasin selle peti särgi selga, ma olen nii praegu kuidagi. Mu iseloom tuli tagasi, ma olen nii energiat täis praegu. Koška. Jaa. Sina ei pingutanud ja sinu video... Mis ta ütles? Mjau või? Koška? Jaa. Mjau. Mjau. Video kohta oli žüriil öelda ainult üks sõna. Meh. Palun paki oma asjad ja lahkusid saades. Ei ole võimalik, vaata Koška nägu. Kõik samal ajal, vaata. Kõigil on suu lahti. Kraaselt kõigil. Aga siis koolis on õigesti. Koška saab kikki. Ja nägid, ongi, kui sa ei pinguta, siis see on see saade, kus sa saad kikki. Paka jaa. Niimoodi kohe palju põnevam vaadata, vaata. Õige. God damn. Ja kui siuke iseloom ka välja visata, siis ma ei usu, et keegi väga viitsib vaadata, kuidas professionaalid oma tööd siin teevad, nagu nad juba ise saavad ka hakkama. See, et Koška praegu ära läheb, ega see väga mind ei mõjuta, ma ei hakka valetama. See mees peaks olema niimoodi, et fuck that shit, Koška läks ära või? Jesus Christ. Mis mõtted sellega on, ma küll ei viitsi vaadata, kuidas keegi ajakirjanik artiklit kirjutab või mingi raamatupidaja oma Excelit korraldab. Teie kõik ülejäänud. Teil algab nüüd personality cocktail night. Kõik asjad on all olemas. Minge lõbutsege. Oota. Ciao! Baby, baby, why are you blue? Why are you so blue? Oota, kes see kohtunik oli? Mingi Hermo Vares. Ahven Eesti ja sa oled tule see kala, aina. Sa guugeldad Ahven Eesti. Oota, mis ta ütles, kes ta muusik? Ei, ta oli mingi keskkonna mingi värka. Reigo Ahven. Jah, äkki. No ta on 43. Ta nägi ilusat noort tüdrukut lihtsalt. Ja ta oli nagu... Mis mäng Steven mängib, ma ei saa aru. Mis game see on nagu? Mis game see on? Kuule, kas Reigo Ahven saab siis tituleerida influenceriks mõjuisikuks, kui tema tuleks Google'ist välja enne kui kala Ahven. Päris raske ranking on see, vaata. Sa paned Valting, see on Valting. Paned see Vaakin, see on see Vaakin. Sa paned Ahven, siis tuleb Ahven ette. Aga Pitbull paneb ennast, ta tuleb kuradi Pitbull artistina, mitte kuradi koer. No kurat, aga proovi. Come on! Oot. Üks ainult, ikka kaks. Ülejäänud on koer. Sama näoga. Ma võtaks enda Pitbulli vist rahulikult. Ühesõnaga, Pitbull võidab, jah. Reigo Ahven on ikka raske, noh. Kui Ahven paned, siis tuleb Ahven. Tööd tuleb teha, noh. Oota, mis kuradi... Mis mängu Steven mängib, ma ei saa aru? Natuke toksik, natuke võib-olla kettaselt ei võitnud. Ja talle ei meeldib see video. Kas ta siin nagu flirdi või? Niimoodi mõtlesin. Ei, ma ei tea. Saa aru. Nagu, ma ei saa isegi 99% asjadest aru, mida teised räägivad. Sa saad? Ma saan. No, mingi sita viskamisest. Mõtle meie peale. Steven. Vana Steven on? Kas nüüd viis oli või? Steven on, ma arvan, kas viis oli või? Midagi võiks nagu seal maal olla. Me teeme... Panuks kinni. Ei, panuks kinni. Olegi nagu. Lasenda sisse. Ei lase. Täiesti nagu ma olen nii ekstrovert nagu üldse olla saab nagu. Ma olen nii meeldib. Switch up see oli. Ei lase! Ma olen nii ekstrovert kui üldse olla saab. Mis nina ees pandi kinni, nägid teda? Robin sulgi sinna. Selina panigi ukse kinni. Ma ei saanud öösel magada, ma mõtlesin väga palju, ma olen siuke ülemõtleja. Mõtlesin selle peale, et neiud, kes tahavad influencerid olla, on sama vibe, mis mehed, kes tahavad SoundCloud räpperid olla. Vaat see on raske. Vaat see on väga sügav.
Tere, see on see, kuigi 4. jonku on all juba, vaata. 12 õlle tiip. 12 õlle tiip, 4 jonkut all, vaata. Sa oled nii, mees. Sa saad oma ilmutuse. Mees. Kuule, need naised, kes tahavad nagu fucking infot olla. See on sama nagu fucking nagu mehed, kes tahavad SoundCloud räpperid olla. Joo. That's crazy. Nightmare plantation. Võib-olla ta mõtlebki nii kõrgel tasemel. Ma ei saa aru äkki, jah. Ma ei saa aru. Ma ei saa aru äkki, jah. Ei, ütlen ausalt, räägin inimeste sitta, aga kui nemad võtavad seda tõsiselt, siis nemad on lollimad kui mina ja see tekitab mulle rohkem respekti. Mis ta nüüd ütles? Et kui mina ütlen kellegile halvasti või räägin neist sitta ja nad võtavad seda tõsiselt, siis see tekitab talle veel rohkem respekti. See näitab, et nemad on lollimad kui tema. Ja et see tekitab temas suurt respekti nagu. Ta räägib ütles, et ma räägin sitta. Mees. Me ei ole seal levelil praegu. Ma panen müün edasi, vaata. Ei, väga hea. Mul on kõik 5 meest. 5 meest, jah, kislasõrmusega tulnud. 5 on siuke hea. Ja kõik on kuld. Ma ei saa. I am fucking officially nagu, ma olen debiilik praegu. Ma olen nagu ametlikult debiilik. Ma ei saa mitte midagi aru, mis nad räägivad. Ma ei ole, ma annan alla. I give up. Nagu ma proovisin aru saada, aga ma ei saa. 5 meest, Robin tahab nikku saada. Milles me räägime? Mida me teeme? Mis asja? Oh god, bro. Ja te tahate vaata, et me vaataks neid asju. Me ei saa vaadata, me ise muutume nagu mingi kuradi, ma ei tea, mis asjaks. Me oleme kohe peaaegu 30, me taastume sellest mitte nii kiiresti, kui me varem taastusime. Huup juba varsti ütleb, et tuleb tuttu minna. Su stressilevelid on kõrged. Ongi kui see Rahvas tahab rulli minna, vähendage jõud, rahvas, kõik te võite munni minna. Lage ringi, pange pauku nagu terve. Näita neile kermo! Kui on üks pidu, kus ma olla ei tahaks, siis on see pidu. See lõpp oli heavy. Por favor. Aga ma loodan, et see läheb. Mis see öeldakse see kuradi, vaata, tehakse see lobotoomia või? On jah? Jah, et nagu siis sa oled nagu see täiesti tühi, vaata. Mul on praegu see vibe, vaata. Ma oleks lobotoomias käinud. Lobotoomia on aju ja ots. Sa vist oled küpsis siis? Talamuse vaheliste ühenduste läbi lõikamisoperatsioon. Et sa oled nagu elus, aga sa oled nagu, sul on 0, nagu sa ei tule mitte midagi, ei saa aru. Ja ma olen praegu nagu see vibe samal. Kuule, kas seda, mida mis järgmises episood on, seda ei näidanud? Ei olnud. Okei, ühesõnaga, kaera kannatatud, väga vahva, koška läinud. Oi, heavy. Ühesõnaga, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, ma ei võisigi rääkida. Bell notification, et see järgmist tööd maha emaga, aga seni olge tubli, tšau, baka! Ma tegin lõppu selle.